Tšauki, tere tulemast tänasesse videosse. Nagu te näete, siis meil on erikülaline Mari-Liis täna siin. Mattunud kassida. Ja just tahtsin öelda, et veel erilisemad külalised on siin. Täpselt. Nii et väga nunnu overload. Ja nii et täna oleme siis minu juures hoopiski. Saate siis minu kasse ka näha siin. Siin on Kenzo ja Kalvin. Nii ägedad tegelased ja ka punased kassid. Jaa, no punased kassid on parimad. Ägedad, jah, täiega. Aga ma vist eelmises vlogis jõudsin mainida ka, et me sellise jooksu teemalise Q&A teeme. Nii et täna natuke jooksu teemad veel jutustame siis. Millest me alustame? Võib-olla siis selles, mida ma ka jõudsin mainida, et tulemas on Riia poolmaraton. Ja seekord lähme siis sama distantsi jooksma koos. Ja väga põnev. Ma juba ütlesin ka Mari-Liisele, et ta tuleb mingi ringiga. Õnneks seal ei ole ringi. Ma saangi sind kaasa elada sulle seal finišis siis. Väga kriisi, aga jaa, väga lahe, et lähme siis mõlemad pool maratoni jooksma. Jah, nüüd on ju üks juba sul tehtud. Nii et nüüd sa tead juba, mis seal kõik toimuma hakkab. Mingisugune kogemus, mingisugused peakesed juba tehtud ja mingid asjad, mis läksid väga hästi, nii et hoopis teine on kindlasti minna teist korda jooksma. Nagu täiesti teistsugune tunne, sest esimene oli selline teadmatus, nagu kuigi ma olin ette valmistunud, siis ma ikkagi ei teadnud ja ma nii väga kartsin seda päeva ise kuidagi. Ja praegu ma olen nagu siuke, et ma tahaks juba minna. Et täiega nagu elevus tekitab see, et ma nagu täiega saan aru, miks inimesed iga aasta käivad jooksmad nende jooksma. See on jah, teed ühe korra ära ja siis ikkagi tahad veel ja veel. Ja noh, selles suhtes ka ju, et siis kui sa läksid esimest jooksma, siis sa polnud seda distantsi üldse jooksnudki varem, et 19 kilomeetrit oli sul kõige pikem nagu ennem. Et nüüd sa oled päriselt ka jooksnud selle distantsi, et see ongi hoopis teine tunne. Ma vist treenisingi, see oli ka 12 nädalat meil. Et siis seal tulidki mu elu kõige pikemad jooksud, mida ma nüüd isegi selle talvega olen nagu rohkem, et üle 10 kilomeetri jooksnud. Et nüüd see on ikkagi nii kuidagi palju loomulikum tegevus mu keha jaoks, kui see ennem oli. Jah, ja ikkagi hoopis teine alguspunkt, et ongi see 12 nädalat suvel, siis see nii-öelda off-season on ju, ja siis me hakkasime ju siin ikkagi vaikselt juba distantse kasvatama eelmise aasta lõpus ja siis nüüd lähme sujuvalt edasi selle 12-nädalase programmi peale. Väga excited, nagu ma nii ootasin selles suhtes, et see märts hakkaks, et saakski nagu alustada. Ja mina ka väga ootan, sest nüüd ma tean sind ju palju rohkem. Nüüd ma tean, kui töökas sa oled ja võib-olla seda potentsiaali oskan rohkem hinnata. Et jah, ma olen siin väga elevil, et mis meil see lõpptulemus tuleb siis, et saame katsetada natukene keerulisemaid temposid nüüd. Ja sest eelmine kord oligi see, et main goal oli, et üldse nagu joosta ära see on ja, et see tempo ei olnudki mingi küsimus väga. Ja nüüd on nagu väga põnev endal ka, et hakkame päriselt tempotrenniga tegema ja vaatama. Et mis siit nagu saama hakkab. Ma ei tea, võtame küsimused ja siis räägime mingitest muudest asjadest. Et mõned küsimused, mis te Instagramis küsisite, kus tuli mõte osaleda Riia poolmaratonil. Kusjuures ma ei teagi, millal ma nagu ära otsustasin selle. Meil vist esimene nii-öelda otsus oli see, et sa kevadel jooksed uuesti. Et Liisil ikka kohe ammas verel ju peale seda Tallinna poolmaratoni, et kohe peale seda hakkasid jutud, et ikka uuesti on vaja teha ja minna uuesti kiiremini ja kõik on ju. Ja siis me esialgu mõtlesime, et kevadel midagi ja see Riia on lihtsalt nii kuidagi loogiline. Ta on heal ajal, lähedal, aga mitte päris siin kodus on ju, natuke põnevam ka. Aga ikkagi välismaa. Minu ainuke reis see aasta. Riia! Vaatame aega on või? Jah, seda küll. Aga jaa, väga nagu... Jah, see oli lihtsalt lihtne ja loogiline valik. Üks, et kui nagu... ma ei mäleta, millal need piletid müüki tulid, aga ma ikkagi suht ammu juba ostsin selle ära, et ma olen nagu arvestanud oma peas, et ma sinna lähen. Ja ongi midagi nagu
keerulist. Ja seal ei ole väga raske rada ka. Väga vähe siukseid, no mingeid äkilisi tõuse ei ole üldse. Üle sildade tuleb joosta ja siuke mugav üsnagi jooksmiseks. See küsimus, mis oli ka meil eelmine kord, aga kuidas totaalse algajana võiks alustada jooksmisega? Vaatame siis uuesti üle need punktid on ju. Number 1, ära arva, et see sul peaks kohe hästi välja tulema. See on number 1, sealt läheb paljudel nagu valesti nii-öelda, et joostakse liiga palju, liiga kiiresti alguses, et ikkagi ootused endale on hästi suured on ju. Et kui ma juba jooksma lähen, siis vaatan sealt Instagramist ka, et need, kes jooksmist kajastavad, nemad ikka jooksevad seal 10 kilomeetrit ja siis algajana kohe ka proovin on ju. Ei, rahulikult kõigepealt võiks võib-olla üldsegi kõndida ja joosta vaheldumisi. Niimoodi, et sa võid võtta omale mingisugused minutid eesmärgiks näiteks, et ütleme jooksed 3 minutit, kõnnid 5 minutit, teed seda mitu korda, niimoodi võib. Või siis, kui sa oled oma kehaga heas kontaktis ja ei ole selline nagu kohe nagu ülepanija, siis võid lihtsalt enesetunde järgi ka proovida, et sa lähed, kõnnid ennast soojaks, teed kiirkõndi, natuke jooksed, tunned, et pulss läheb üles ja siis kõnnid vahepeal. Et seal ei ole nagu mingit sellist ühte reeglit, kuidas täpselt alustama peab, aga lihtsalt rahulikult. Rahulikult võta seda niimoodi, et sa tutvustad oma kehale täiesti uut asja. Kui sa ei ole tõesti üldse jooksmisega tegelenud, kui sa ei ole ka teisi vastupidavusalasid harrastanud, siis sa täiesti uut asja tutvustad, võta endalt pinge maha, lihtsalt mine ja hakka pihta kuskilt natuks haaval. Jah, ja see on nagu nii naljaks, et inimesed tegelikult ei saa aru, mida tähendab aeglane jooksmine, sest nagu selle algusega nii palju kogesin seda, et umbes see et mis su tempo, see on mingi 6 ja midagi. Või mis su tempo mingi 7 ja midagi. Aga minu jaoks see aeglane kerge jooks niimoodi, et sa reaalselt tunned, et ma saan nina kaudu hingata, et nagu ma võin joosta ülipikalt. See oli mingi 8-9 vahel. Täiesti normaalne. Väga aeglane tegelikult. Reaalsus võib olla see, et alguses see nii-öelda lihtne jooks ehk siis selline jätkusuutlik tempo, mida sa jaksad hästi pikalt, kus ongi, saad nina kaudu hingata, saad veel juttu ajada, okei, natuke higistad juba, aga sa tunned ennast ikkagi hästi. See võibki olla kiirkõnd. Et see ei pruugi üldse jooksuga üldse püütav olla alguses. Et jah, seal ei ole nagu mingit head tempot, millega alustama peab, et pigem enesetunde järgi. Ja kellegile ei pea mitte midagi tõestama. Jah, et nagu kui sa ikkagi tahad üks hetk, et see kiirem tempo oleks sinu jaoks nagu see, et ma jõuangi see 21 kilti ära joosta, siis sa pead ikka alustama sellest aeglasest ja rahulikust tempost tõesti. Ja just vahepeal kõnnid, vahepeal jooksed. Isegi inimesed, kes on pikalt jooksmisega tegelenud, kõnnivad vahel. Et mina ka kõnnin vahel, kui mul on mingi ränk, raske trenn näiteks, ma vahepeal kõnnin. Kui mul, ma ei tea, midagi läheb valesti, ei ole söönud näiteks väga, ei ole õnnestunud nagu hästi ajastada, siis vahel nagu eriti suvel palav, aga ikkagi on nii ebameeldiv, et ma kõnnin vahepeal. Et see on väga okei, inimesed kõnnivad ka maratone joostes, poolmaratone joostes, et see ei ole nagu mingi mega suur läbikukkumine, kui sa vahepeal kõnnid. Ja see on nii haige arusaam nagu tegelikult, et sa ei tule jumala eest. Ja ma läksin ju jooksma, on ju. Aga jah, võib-olla alguses kõige nagu turvalisem variant on see, et sa jooksed ja kõnnid vaheldumisi, siis pärast trenni hindad olukorda. Kui ikkagi oli super lihtne, siis võid proovida ka sörkida, on ju, aga siis ka alguses hoiame selle kilometraaži nagu normaalsuse piires. 3 kilomeetrit alguses järjest joosta, ma ütleks, kus täitsa algaja oled, on lagi. Et rahulikult, see ei pea olema 5 kilomeetrit, see ei pea olema 10 kilomeetrit, ei pea olema ilus ümmargune number. Võid lõpetada ka siis, kui sul on seal ees 2,465. Et ükskõik. Pole üldse tähtis, et mis see tempo on ja mis need vahemad on. Enesetunne siis alguses on oluline. Ka võib-olla asi, mida ma natuke puudutanud, mida süüa enne ja peale jooksu. No selline nagu, kui me jätame välja esialgu kõik selle, et millal sa jooksed, on ju, kellaajaliselt või päeva mõttes, siis enne jooksu süsivesikuid, millest sa saad lihtsalt kõige kiiremini energiat kätte.
rasvade ja valkude keha neid töötleb lihtsalt palju aeglasemini ja ei kasuta ka nagu võib-olla nii palju sellise nagu füüsilise tööenergia tarbeks. Et siis süsivesikud peale trenni, süsivesikuid ja valkusid mõlemat. Ja muidugi rasvasid ka, et neid ei pea vältima, aga lihtsalt kui sa treenid palju, siis sul fookus on süsivesikutel ja valkudel. Süsivesikuid päris palju tuleb süüa, eriti kui sa vastupidavusalaga tegeled, valkusid siis piisavalt, et sa oma kehakaalu kohta saad neid normaalselt, on ju. Ja rasvasid ei pea kartma, aga jah, rasvadest lihtsalt energiat kätte saada on kõige keerulisem, see võtab lihtsalt palju aega. Aga nüüd, kui sa nagu näiteks treenid hommikuti, siis kohe arvesta sellega, et sul peakski olema 2 hommikusööki, et sa sööd enne jooksmist ja siis, kui sa jooksmast tagasi tuled, siis sa sööd peale jooksmist ka. Ja sööd võimalikult kiiresti peale jooksmist, isegi enne võiks süüa, kui sa pessu lähed, eriti kui me räägime pikkadest distantsidest, näiteks 19 kilomeetrit, on ju, et siis võimalikult ruttu. Ja samamoodi enne siis süsivesikud, sinul hästi seedivad süsivesikud, mis iganes need siis on, kas see on kaerahelbe puder, kas see on röstsai moosiga, mis iganes sinul kõhuvaevusid ei tekita, on ju, et sa saaksid normaalselt treenida. Ja peale jooksmist siis siuke toekam hommikusöök, on ju. Ja ma ütleks, et nagu enne jooksmist siis näiteks nende süsivesikutega, et ma olen ka nagu nii palju targemaks saanud, et mis asjad üldse nagu need süsivesikud on või et näiteks kui sa tahad mingit puuvilja enne süüa, siis nagu banaan on palju parem variant kui õuna, on ju, sest et õunas on nii palju happeid ja mis seal oli veel? No seal on muidugi see ka, et hea on see, millega sina oled harjunud, sest meie kõigi see sooltes olev mikrobioom kohaneb ju sellega, mida me sööme tavaliselt ja siis, kui sa üllatad oma kõhtu, siis sul on lihtsalt ongi seedeprobleemid ja gaasid ja mis kõik. Õun tühja kõhu peal üldiselt ei ole väga hea. Aga väga paljud söövad seda tühja kõhu peale. Ja ta on väga happeline tõesti ja väga halb võib hakata, et banaan, jah, banaani puhul muidugi ka see, et ja üldse puuviljadega, sööme valmis puuvilju, et osta puuvilju omale varuga ette, nii et need jõuavad sul toas veel küpseda, et banaan peaks olema ikkagi juba täpiline selleks, et ta ka hästi seediks, et rohelised banaanid võib-olla maitsevad sulle, on ju, aga nad on toored siiski ja samamoodi kui lapsena sõid neid tooreid tikreid ja õunu, kui sa paned tooreid banaane, nektariine, mis iganes poest veel saada on ju, et see samad nagu sümptomid tekivad. Et poes tavaliselt nad on natuke toored kõik, et lasta nende toas olla paar päeva. Ja et jah, selles suhtes mingid asjad on nagu mõistlikumad aga kõige tähtsam on see, et millega su enda seedimine on harjunud. Aga seda ma tahtsin ka veel öelda, et üks asi on see hommik, on ju, aga samamoodi, kui sa oled see inimene, kes peale tööd treenib, siis niimoodi ka kaugele ei sõua, et sa sööd hommikus, siis sa sööd kell 12 lõunat ja siis sa lähed kell 6 jooksma. Et siis sa pead ikkagi arvestama sellega ka, et sa seal tööl võtad selle hetke ja sööd õigel ajal siis 2 tund aega kõige hiljem enne jooksmist või enne trenni üldse. Et siis tuleb ka see omal ikkagi võtta reegliks ja olla ette valmistunud, sest tühja kõhuga joosta on kohutavalt raske. Hakkad vihkama jooksmist lihtsalt. Ja see on jah väga huvitav, kuidas see toitumine on ikka nii, see on ikka nii oluline osa sellest. Ongi vastupidavast treenist, et katsetama erinevaid asju, mis sulle sobib ja siis saad nagu suht kiiresti saad aru, et mis sul nagu on see, mis sobib ja mis ei sobi. Ja üle ei pea ka mõtlema, et ikkagi selline lihtne toit, mida sul on endale mugav kiirelt valmistada, mis ei võta sult mingit tohutut ajujõudu ja aega, eks ju, et kõik, mis lihtsalt on optimaalne nii-öelda, et sul on kodus need asjad olemas, sul on lihtne teha, sa teed seda võimalikult automaatselt. See on üks küsimus, millele ma ei tea, kas me saame nagu vastata kuidagi, aga rääkida saame. Võiksite rääkida ja näidata õigeid jooksutehnikaid? Tegelikult me võime näidata mingis muus videos, on ju, et me täitsa, kui päriselt tahate näha, siis muidugi me võime selleks eraldi täitsa minna kuskile filmida seda, kuidas siis võiks, on ju.
aga noh, kui üldiselt jooksutehnikast rääkida ja sellest heast jooksusammust, siis kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui sa õues käid jooksmas on ju, ja sa näed, kuidas inimesed jooksevad, siis hea jooksusamm on see, kui sa näed, et inimene nagu hästi kergelt liigub edasi. Et ta justkui hingab ennast edasi, ta ei võitle seal mingite nähtamatute jõududega. Ta lihtsalt, sa näed, et tal on lihtne joosta. See ongi hea jooksutehnika. Hea jooksutehnika on selline, kus sa ei raiska oma energiat kuskile külgede peale, ei astu liiga kaugele ette, ei hoia keha krampis, oled vabas kehahoiakus on ju. Hästi tähtis on see tõesti, et sa ei astu kuskile kaugele ette, see on hästi levinud, jalg läheb hops kuskile, et ikka sinna edasi saada, siis tuleb see jalg hästi kaugele ette panna, et seda näeb hästi palju. Osad lausa niimoodi suusatavad, et see samm on hästi pikk ja käed käivad ka niimoodi samas tempos on ju. Et jalg võiks maanduda enda alla, sammu sagedus võiks olla päris tihe, see on ka siuke harjumatu alguses on ju, et 180 sammu minutis pluss on siuke, peetakse nagu ideaalseks, kui siuke asi on olemas, et see jalg peaks jah maanduma enda alla kiiresti vastu maad ja kohe tõukab edasi on ju. Et see on selle jaoks lihtsalt, et siis kui sul jalg niimoodi maandub, ta on kõige paremas asendis selleks, et su keha püüda, et kui see raskus kõik tuleb jala peale, siis ta on kõige paremas asendis ja noh, sa saadki teha tihedaid kiireid samme ja sa ei raiska energiat kuskile. Joostes ülakeha tuleb hoida vaba. Hästi tihti näeme seda ka, et nagu siuksed, eriti kui raske hakkab, siis täna hommikul ka just rääkisime, et nagu kilp on, tõmbad selle kilbi selga omale, siin käed on siin pinges on ju, siis on mingid siuksed näpud. Minul endal ka enne, kui ma hakkasin nagu rohkem tähelepanu pöörama oma jooksutehnikale, siis ma jooksin niimoodi. Näpud olid mega pinges ja õlad olid kinni, et õlad vabaks, käed vabaks. Küünarnukis umbes täis nurk, käed liiguvad vabalt koos jalgadega kaasa. Öeldakse, et siin peaks nagu saama neid kartulikrõpse hoida näppude vahel, nii et need katki ei lähe. Et näpud on vabad, ei ole mingeid rusikaid, ei ole mingeid ninjasid, näpud on vabad. Ja noh, üleüldiselt, et sa põhimõtteliselt kulutad oma energiat ainult edasi liikumisele. Kõik su jõud lähevad selja taha, mitte kuskil ette. Et pigem ongi see, et kui sa jooksusammus astud ka, et sa ei pea kuskile ette panema seda jalga, vaid pigem tugevalt tõukama, nii et jõud liiguvad selja taha. Aga noh, see on siuke, et pane nüüd kõik need asjad kokku on ju. Et pigem korraga ühe elemendiga tegeleda, kas või ühe pika jooksu ajal vahetada neid on ju, et mingi hetk jälgidki väga palju, väga suur edasiminek tulebki sellest, kui sa saad selle sammu sageduse korda, et sa teed ikkagi piisavalt sammusid ühes minutis ja jalg maandub enda alla, siis sealt juba väga palju läheb kergemaks, et sa saadki selle sama pingutusega saad kiiremini edasi ka. Et see on nagu see number 1 asi, millele keskenduda ja kui ikkagi tunned, et raske on, siis võidki endale, tavaliselt on see, et lase õlad vabaks ja see on siuke tüüpiline, et kui raske hakkab, tõmbad krampi, lase õlad vabaks ja väga automaatselt tuleb see. Isegi kui sa arvad, et sa ei tee seda, siis sa teed seda. Ja hästi palju sellest jooksutehnikast sõltub ka see, et või jooksutehnika sõltub sellest, mis sul peas toimub. Et kui sa ikkagi nagu mõtledki, et sul on raske, siis sul keha läheb ka krampi. Aga kui sa nagu suudad ennast ikkagi seal hoida, keskenduda sellele, et näiteks, et ma jooksen nii kiiresti praegu, nii äge, ja hoiad ennast, ütledki, et ei ole raske. Ei ole. Ja mis mind on nagu, ma olen tähele pannud, et aitab, ongi see, et sa nagu fokusseerid selle pilgu vaata otsa ära. Sest nagu ma suht tihti teen seda, et ikka, et noh, praegu veel eriti selle halva teega niimoodi, et sa vaatad enda ette ja siis kuhu ma saan nagu astuda. Et aga siis, kui tuleb see mingi sirge ja sa saad nagu päriselt niimoodi joosta, siis tuleb nagu ülihea see. Ja on. Jah, see pilk võiks tõesti ka olla kuskil kaugel, kui sul on turvaline joosta on ju. Ja jah, kui ikkagi see nina on seal vastu maad, siis on raske. On raske ja. Et see on ka üks siuke ellujäämise nipp näiteks ka poolmaratonil on ju, et tee seda teekonda enda jaoks juppideks, vali mingi koht, mida sa näed, milleni sa jooksed ja siis järgmine ja järgmine. Et siis ka nagu ei tundu see kõik nii hull. Ja teine asi, ma mäletan, kas me sellest eelmine kord rääkisime,
aga see muusikaga jooksmine nagu minu meelest nagu nii paljudele meeldib käia muusikaga jooksmas ja no ma ise ka vahepeal tunnen, et okei, täna on see tunne, et mul on vaja nagu mingit asja, onju. Et aga tegelikult see, kui ma käin ilma muusikata jooksmas, siis need jooksud tihti lähevad paremini, sest sa kuidagi, ma ei tea, noh, sa ei ole distracted sellest muusikast. Ja isegi nüüd, kui ma käin muusikaga jooksmas, siis ma alati panen ainult ühe klappi. Et ma nagu ikkagi kuulen oma samme ja nagu... Jah, see on nagu siuke, et mõlemat võib teha, eks ju. Et tõesti see ilma muusikata jooksmine on mega kasulik. Mitte ainult jooksu mõttes, vaid ka nagu oma aja ja vaimse tervise mõttes ka, on ju, et sa oledki seal, ei ole kogu aeg hõivatud millegist tõesti, vaid oledki lihtsalt oma mõtetega seal rahulikult, on ju. Aga noh, jooksmine võib aidata ka selle sammu sagedusega. On võimalik otsida välja Spotify'st ka siuksed playlistid, mis ongi 180 lööki minutis. Ja siis sa jooksedki selle muusikarütmi, on ju. See kindlasti tundub alguses mega siglimine. Ma ei saanud üldse aru. Ma panin selle nagu, ma panin vist 170. Ja ma ei saanud üldse aru, kuhu ma pean nagu... Nii kiiresti käivad. Ja, ma ei saanud üldse pihta sellele, nii et seda tasub proovida, aga üleöö sa ei pea nagu midagi ära parandama, et siis hakkagi vaikselt lihtsalt seda sammu sagedust kasvatama, kui ta sul on mingisugune kriminaalne number, näiteks 130 midagi. Kõik, mis on alla 150 on tõesti kiiresti vajab tähelepanu, on ju. Et siuke 170 pluss on juba päris okei, 180 alates on juba, siis sul on hästi sellega, on ju. Aga jah, see muusika selles suhtes ta võib aidata. Ta võib ka, kui sa teed mingeid raskeid, ma ei tea, lõikusid, tempot, kui see muusika sind üles haibib ja tekitab sulle sellist tunnet, et ma jaksan, ja siis jumala eest nagu, siis ta on ainult kasulik. Aga jah, kui ikkagi sust jooksusamm vajab tööd, siis kui sa oled muusikaga või mingi podcastiga hõivatud, siis see töö jääb tegemata. Aus tõde ja karm, mida ilmselt paljud ei taha aksepteerida. Kaasa arvatud mina alguses. Millised on korralikud jooksujalanõud, kas meil on soovitus? Nii et ka oleme rääkinud, aga tuletame meelde. Noh, sellega on niimoodi, et kui sa tõesti täiesti alustad, siis need võiksid olla jooksujalatsid. Nad ei pea olema mingi super omadustega. Et see ei ole nagu see eeldus, et üldse jooksma minna, et siis sul peavad olema mingid üliägedad jooksutossud, on ju. Alguses ei ole väga suurt vahet, eriti kui sa kõnnid ja jooksed vaheldumisi, on ju. Et siis lihtsalt need võiksid olla tõesti jooksutossud. Ja ma ütleks kõrvale kohe, et jooksusokid on võib-olla isegi see esimene siuke asi, mis osta enne neid ägedaid jooksutossusid, on ju. Ja siis mida rohkem sul kilometraaž kasvab, siis seda rohkem tasuks tähelepanu pöörata nendele tossu omadustele ja see tuleb ka loomulikult ajas, et sa hakkadki aru saama, et millised tossud sulle meeldivad, mida sa tahaksid, on ju, siis kogemusest ka. Aga mis on sellised, mida põhimõtteliselt kõigile ma julgeks soovitada, on esiteks ASICS-i Novaplastid, need, mis me sulle ka vaatasime suvel, on ju. Siuke väga paljudele meeldivad, siuksed mõnusad, varbad mahuvad sisse ära, seal on nagu jalale ruumi mõnusalt, ta on siukse pehme tallaga, üsna paksu tallaga. Tald läheb ka nagu laiusesse, ehk siis nad on üsna stabiilsed, tõesti nagu väga populaarsed ja mugavad. Siis mis veel on hästi populaarsed ja mugavad on Adidase adisiirod, kas siis Evod või Bostonid või mis iganes kellegile seal täpselt meeldib. Hästi või ka mugavad, samamoodi varvastel on piisavalt ruumi. Need Evod on minu meelest väga sellised multifunktsionaalsed ka, et nendega saab kiiremini ka joosta, nad on super kerged. Ma ütleks, et kui sa ei ole siuke mega kiire jooksja, kellel on vaja võistlusteks süsiniktallaga tossusid, ehk siis kui sa ikkagi ei jookse 5 minutit kilomeeter või kiiremini, siis need sobivad ka võistluseks väga hästi, sest nad on tõesti kerged, hästi-hästi kerged ja mõnusad. Ja mis veel? Mis me oleme sulle ka proovinud? New Balance'il oli ka mingid see Fuel.
ja Future rebelid ja väga ka mugavad. Ja New Balance on veel minu arust kõige laiem nendest variantidest, mis me praegu oleme siin rääkinud. Ja väga mõnusad. Ja tasub nagu ikkagi ise, ma ei tea, proovida ja nagu, ma ei tea, mul oli algus täiega see, et Nike, Pomera, kõik reklaamivad, vaata, et nagu tegelikult sa ei saa nagu neid tosse osta sellepärast, et kõik mingi kuskil Instas haipivad, et nagu jooksutus peab olema täpselt sinu, nagu see, mis sinu jalale sobib, et Nike'id tegelikult suht tihti on nagu kitsad, et siis tasub proovida nagu sinna kõrvale midagi muud ka, et siis saad rohkem aru, mis see... Jah, kui sul on lai jalg, siis tõesti pigem vaadata neid teisi brände, kui ei ole nii väga lai jalg. Proovida ikka võib, eks ju. Ja noh, kõige olulisem ongi mitte see, et mis meie siin nüüd ütleme need mudelid välja, on ju. Me räägime ikkagi oma eelistusest ja okei, noh, minul on ka see kogemus tõesti nüüd treenerina, et ma tean, millega minu sportlased jooksevad, on ju, aga no ikkagi on see, et sa lähed sinna poodi ja sa proovid. Sa proovid erinevaid mudeleid, sa võid nendest alustada näiteks, mis me siin mainisime, on ju, aga vaata veel, vaata ringi, pane mõlemad jalga, tõuse püsti, kõnni ringi, isegi võid paar sihukest jooksusammu või hüpet teha, et sa saad aru, et kas on mugav või ei ole mugav, eks ju. Et see on see, mille järgi sa otsustad, kas sinu jalas on mugav. Et kas sul tekib sihuke tunne, et ma tahaks nendega joosta, siis on õiged. Selles suhtes ka, et kui sa lähed vaatama, siis 1,5 numbrit suuremad võtta jooksutossud kui need jalatsid, millega sa tavaliselt käid, sest tõesti need varbaküüned ei pea automaatselt ära kaduma, kui sa jooksmisega alustad või siniseks minema. Et see ikkagi tekib sellest, kui nad saavad mingit survet, eks ju, kuskilt. Et kas sinu jalg on selline, et joostes lihtsalt tekibki tohutu surve, isegi kui varvastel on ruumi, aga enamjaolt ikkagi sellest, et need tossu niina ääred on vastu varbaid ja pressivad seda suurt varvast või väikest varvast või mis iganes, kellel on see pikk teine varvas, on ju. Et sa ikkagi pead niimoodi ostma need tossud, et sul need varbad sinna kõik sisse mahuvad, saavad niimoodi liikuda, sa saad ikkagi oma suurt varvast tõukamiseks kasutada, et need varbad on sul ka asja pärast. Et ei ole see, et muidu meil oleks siuke nagu tõmp lihtsalt, on ju, samamoodi need näpud, eks, et need on ikkagi asja pärast meile, et varbad aitavad sul tasakaalu hoida ja läbi suure varba sa tõukad ikkagi või üle suure varba. Igal juhul ta osaleb selles tõukamises, ta peab saama seda teha. Et sobivat kotti jooksmiseks on raske leida. Poest mina sain ja kas Trahva mahub sinna? No minul on üldse mingi... Decathlonist ostetud mingi jooksuvöö ja sinna mahub. Ta ei ole nagu, noh, ta ei ole eriti väike, on ju, et ma ei tea, see on suht suur vöö, mida nagu kaasas tassida võib-olla. Et aga Nike'il on vist ka... Jaa, ma võin näidata, mul on see klassikaline Nike oma. Nii, see ei ole nüüd muidugi ainukene Nike vöö, on ju, aga see on see klassikaline, mida on hästi paljudes eri värvides, on ju. Tal ei ole siin mingeid eriefekte, ta on lihtsalt üks kott, on ju, käib sul ümber talje või ümber puusa. Ma lihtsalt ütleks, võib-olla naistel on mugavam ikkagi talje ümber siia panna, et siis lihtsalt siit saad seda pikkust nii-öelda sättida. Üldiselt nad on liiga suured, et see on võib-olla see probleem nendel kottidel, et nad on liiga suured. Osadel on siin nii hea see nii-öelda, või ei ole liiga palju ruumi, kus see siin läbi jookseb, et ta jääb nagu hoidma. Vahel tuleb siia teha neid sõlmesid peale, et ta ei läheks nagu, kui sa jooksed, siis ta hakkab nagu lahti vaikselt vajuma. Aga noh, sellega on see lihtsalt, et ta venib. Sul on suurem telefon, Anna see. Et see lihtsalt näeb nagu siuke väike välja, aga siis, kui sa siit selle telefoni ikkagi sisse paned, tahan näha, kuidas see mahub sinna. Arvad, et ei mahu? Ma ei tea, ma ei ole proovinud. Ma kindel, et mahub. Näed, siia mahuvad veel keelid ja asjad ka sisse. Siis ta on muidugi siuke korralik paun, aga selles mõttes, et ta venib, jah. Et see, need on tõesti igasugu värve, minu mõnest igal hooajal tulevad mingid uued toonid ka jälle. Et selles suhtes on nagu kõige lihtsam. Siin ei ole mingeid tulesid vilesid, on ju. Siis on sellise samasuguse disainiga kotte on ka selliseid, kus siis siin on need keeli siuksed luubid, kuidas ütled, aasad, jah, aasad on ka, kus sa saad siis keelid panna siia kõrvale, siis on need juba vestid, on ju, et ma ei tea, selles suhtes, et
ta ei pea olema midagi erilist. Ta peab sul lihtsalt olema taljast paras. Ja see, kui muidu ei ole, siis teedki sõlme siia peale lihtsalt ja siis on, eks ju. Selles suhtes siia nagu kindlasti lihtsam teha neid sõlme kui sellel, mis mul on, sest mul on suht nagu laia selle kummiga ka ja see ongi ka, et vahepeal, praegu on okei talvel, sest sul on nagu mitu tihti riideid seljas on ja, aga suvel näiteks, kui oledki ainult sportrinnakaga, siis on küll see, et sa peaks tegelikult nii kokku tõmbama ja ta väga, ta nagu alguses seisab ja siis peavad ikka nagu sättima. Et ta võib-olla nagu nüüd soojemaks perioodiks ideaalne ei ole, nii et. Ja proovima seda. Ja nagu sellega mina talvel jooksen nii, et see on mu jope all, mitte jope peal. Et mul on ta ikkagi nende alumiste kihtide peal siis nii-öelda ja jope läheb siis veel peale. Aga ütleme, ma siia kõike ei pane ka tavaliselt, mis mul kaasas on, võtmeid ma siia ei pane. Ja telefoni ja suvel, tegelikult ka nüüd praegu kevadel ma soovitaks lihtsalt pane omal lihtsalt, mis ongi sul siin kogu aeg sees, on üks sippkott, see toidu sippkott, kuhu sul telefon sisse mahub. Sest siis, kui vihma hakkab sadama, ega see midagi kinni ei hoia. Et need telefonid küll justkui on veekindlad ka, aga ma ei tea, minul ikkagi on kahtlane tunne, siis kui ma laus padukas jooksen niimoodi, et telefon on ainult siin. Et siis see on jah siuke hea, vaata sinna saad alati selle telefoni siis panna, kui vaja on. Kui näed, et pilved on, siis pane kohe ära. Siis pane kohe ära, on ju. Ei, räägi edasi. Et mina võtmeid siin ei hoia. Mul on jooksmiseks siuksed nii-öelda eraldi need külaliste võtmed tegelikult. Kus ongi ainult see rõngas ja siis need, mul on nagu 2 uksevõtit on ju. Need ja see käib mul spordirinnaka sees. Jumala hea. Siis ta ei kolise. See on häkk teile küll. Ma tahaks sulle näidata, milline see minu... See suur kimp. Mul on üks võtmaid, mis mu õde tõi Šotimaalt ja see on nagu väike kaisukaru. No vot. Ma topin selle iga kord sinna nagu sisse. Võta need külaliste võtmed juurde. Jep. Lähevad higiseks küll, aga pole hullu. Et ikkagi see, et sul sind hulluks peast ei aja see heli igal sammul. Ma ei tea, kuidas inimesed suudab. Ma vahepeal vaatan nagu jooksjad, kellel on ka mingid asjad ja siis kas telefon või mingi asi räigelt nagu vapub iga sammuga, siis mina ei suuda. Ei, kõik peab paigal olema. Jah, et sa ju tõmbad ikkagi, sellepärast sa ju selle vöö ja asja panedki, et sa tõmbad selle nagu pingesse, et see ei käi sul nagu... Sa lähed lolliks lihtsalt lõpuks, kui sul... Ma ei viitsiks üldse joosta. See on siuke sensory overload lihtsalt, kui sul kogu aeg midagi kuskil niimoodi küljes liigub, et see tõesti ei ole meeldiv. Ja telefon käes ära. Ja ma just tahtsin sama öelda. Vesi käes ka. Et see telefon käes tunnen ka, ma vahepeal ikka on ja kui ma tahan filmida, siis ma võtan selle nagu kätte sealt, aga siis iga kord on see, et issam tahaks ära panna, et nagu ikkagi niimoodi kahe käega. See ka hakkab, kui me siin ennem jooksutehnikast rääkisime, siis kui sul on ikkagi ühes käes raskus, siis see paratamatult mõjutab seda jooksusammuga. Ja käed ja jalad töötavad koos, nii et kui sul siin kätes midagi toimuma hakkab, siis see kajastub seal jalgades ka. Kotis. Ära üle mõtle seda koti asja. Lihtsalt põhiline ongi tõesti see, et ta on sul kindlalt vastas ja kui vaja tee sõlm peale, et ta oleks kindlalt vastas. Supplementid, kreatiin ja nii edasi. Kõik. No, kreatiini võiks küll võtta. Kõik võiksid seda võtta, see on kõige rohkem läbi juuritud toidulisand. Ja esialgu seda kasutati rohkem nagu jõusaali kontekstis. Mis ta teeb, ta hoiab vett paremini lihases kinni ja kui nüüd hästi lihtsalt öelda, siis ta parandab lihase funktsiooni. Nii jõusaalis näed seda, kui joostes näed seda. Naistele kahju, et peab ütlema siukse hoiatuse, on ju, aga kuna ta hoiab sul siis vedelikku rohkem kinni nii-öelda lihastes, lihased lähevad ka natukene nii-öelda visuaalselt suuremaks. Mitte midagi drastilist, ärme nüüd arva, et me seda võtad seda ja siis lihtsalt natukene, et see võib lihtsalt kaalunumbril kajastada, et kui sa väga nagu pingselt jälgid omal seal seda, et me ei räägi kilodest, eks ju, aga natukene see võib mõjutada. Aga mis on kreatiini puhul hea, ta mõjub ka vastupidavusele hästi, on ju jõunäitajatele, töövõimele, aga ka ajule on ta hästi kasulik. Et see on siuke kõrvalleid, mis on uuringutest välja tulnud, et ta kognitiivsele võimekusele on väga kasulik. Aitab süveneda
teeb natuke teravamaks selle pliiatsi nii-öelda ja väga just võiksid vanemad inimesed ka seda süüa, et see aitab ka nende igasugu vananedes tekkinud aju probleemidega ka, et ta hoiab seda aju tervist, et seda kindlasti võiks võtta. Kui sa nüüd tahad neid aju nii-öelda plusse ka nautida, siis tuleb lihtsalt rohkem võtta, kui see ette nähtud kogus seal, et see, mis on see 5 grammi, 3-5 grammi on ju, et see lähebki lihastele ära, et siis võtta lihtsalt natuke rohkem. Aga sa soovitad võtta seda nagu tabletina? Ta on pulber tavaliselt, kreatiin monohüdraat, neid fancy maid variante pole vaja. Pole vaja ka neid naiste variante, millel on roosa maks lihtsalt pandud, on ju. Need on kallimad tavaliselt. See on täitsa õudne tegelikult, kuidas nii palju me spordis ka näeme seda roosat maksu. Et teeme selle naiste variandi, paneme selle maasiku maitse sinna ja võtame rohkem raha. Pole vaja. See kõige lihtsam, lihtsalt ta võiks olla see kreatiin, monohüdraat, ilma mingite tulede, viledeta. Siuke valge pulber tavaliselt, mingit erilist maitset tal ei ole. Paned smuuti sisse või lihtsalt veega. Aga võib olla maitsega või? Jaa, no kui sa tahad rohkem maksta, siis loomulikult. Ei, ma lihtsalt mõtlen, kas see on halb, kui seal on nagu see maitse sees. Selles suhtes, et ma ei tea, ma olen nii palju neid erinevaid proovinud. Minu meelest neil, ma ei tea, lihtsalt siuke pulbri maitse, ei ole mingit maitset, aga need maitsega variandid on ka olemas lihtsalt. Need mingid maasikad ja kreibid ja kõik need on ka olemas. Et kui sa tahad vaata, siis loomulikult, aga ei pea. Et seda jah, ikkagi võiks küll. Et see on ka selline asi, mis ma olen pannud oma emme sööma, oma õe, et tõesti soovitan seda. Ja ise ka võtan nii, aga seda peab iga päev tarbima, kui sa tahad neid positiivseid tulemusi nii-öelda, sest sa tõstad siis seda, meil keha ise toodab ka kreatiini, sa tõstad seda kreatiini taset oma organismis, kui sa seda juurde ei võta, siis ta lihtsalt langeb sinna baastasemele tagasi. Et iga päev. Ja kõik muud mingid, ma ei tea, proteiinipulbrid ja rohkem. See toidulisandeid või vitamiine, mineraale, neid peaks ikkagi võtma personaalse vajaduse baasil, on ju. Et kui sul ikkagi arst on midagi määranud, siis kindlasti võtta, eks ju. Et see toidulisandite maailm on nii kirju ja sa ei pea nagu absoluutselt kõiki asju ikkagi kasutama. Mis need sellised levinumad on? Magneesium inimestele, kes treenivad, on ju, aitab lõdvestuda, aitab magada paremini. Siis need oomegad, eks ju, mis tavaliselt lihtsalt inimesed ei söö piisavalt selliseid asju, ei söö piisavalt pähkleid, seemneid, ei söö piisavalt rasvast kala, mingid selliseid asju, on ju, et siis ka jälle aju, on ju, aga mitte ainult, et võiks võib-olla, siis mis meil tavaliselt on siin Põhjamaades D-vitamiin, B12 tavaliselt on siuke asi, mida on vähe. C ka, mida inimesed ikka võtavad. C-vitamiin. Jaa, miks mitte, et C-vitamiini saab tegelikult toidust väga hästi kätte, et kui sa ikkagi värsket sööd ja puuvilju ka ja et ikkagi on võimalik, kõiki asju on võimalik toidust kätte saada. Kui sa nagu kardad, et sa midagi ei saa, siis võta juurde, on ju, aga see ei pea olema mingi udupeen rituaal ja veel niimoodi, et hommikul võtad ühtesid ja õhtul võtad teist. Kui sa väga tahad nii täpseks minna, loomulikult nagu ma ei hoia tagasi, aga põhiline, et sa võetud saad need asjad, mis sa pead võtma. Mina ise võtan kõik asjad korraga õhtul lihtsalt sellepärast, et siis mul saavad need raudselt võetud. Võiks võtta ikkagi toiduga koos või toidu aja lähedal, sest muidu võib lihtsalt halb hakata, kui sa siukse tühjama kõhu peale laod, siis korraga kõikuma need erinevad toidulisandid, eks ju. Mis sa veel ütlesid, proteiinipulber on ju. Ei ole A ja O, kui sa treenid. Sa ei pea seda tarbima. Jällegi, kui sul on probleem oma proteiini koguse täis saamisega, ta on nagu hea, lihtne, kiire variant on ju selle täitmiseks, aga parem oleks, kui sa toidust kätte saaksid selle ikkagi. Ja proteiinipulber võib ka tekitada seedimisvaevuseid.
et ma ise ka vahel kasutan, mitte iga päev, ongi sihuke kiire lahendus, samamoodi need proteiinibatoonid, kõik siuksed asjad, et kui sa piisavalt sööd, siis ei pea neid kasutama. Kui sul on kiire, juhtub mingi ups toiduga, siis miks mitte, on ju, või kui sul on raske tõesti kätte saada toidust proteiini. Aga see ei ole nagu see, et sa pead kindla peale iga päev tegema. Pigem soovitaks ka seda panna ka mingi smuuti sisse või niimoodi. Ma ise ei suuda elu sees neid veega, neid lihtsalt see siuke spartalik vesi ja proteiinipulber. Ma tegin seda kunagi väga rutiinselt, kui ma kunagi üldse jõusaalis nagu käisin, siis oli, võtsid oma pulbrid ka ära, siis oli trenn läbi, siis pani. See on nii, see nagu, noh, selle kohta ei saa tekstuur vist öelda, aga see on siuke ligane siuke. Ta on jah siuke väga spetsiifiline, et noh, minul ongi siuke hädaabi, kui mul, ma ei tea, kasvavad mingid asjad üle pea, aega jääb väheks, siis tõesti smuuti koos proteiinipulbriga ikkagi päästab ära, on ju, aga jah, ta ei ole nagu selline, et kui sa oled tõsine treenija, siis pead sööma. Sinna jõusaali oma selle suure kõik topsid on kaasas, kreatiinid, kõik asjad ja see pre-workout ka. Noh, ma ütleks ka seda, et kui sa ikkagi pead regulaarselt kasutama pre-workouti, neid igasugu treenimisega seotud jooke, on ju, kõiki neid, kus on kõik need kofeiinid ja muud asjad sees, siis toitumine oleks vaja üle vaadata. Jälle, kui sa neid vahepeal võtad, väga okei, aga kui sa pead ja ilma ei saa, siis toitumine on, midagi on seal nagu käest ära, et ikkagi sa peaksid saama oma igapäevase toitumise pealt kõik oma tegevused tehtud. Ja, ma ei kujutaks ette, et iga, noh, et sa ikkagi, siis sa ju sõltud sellest nagu, kui sa pead seda pre-workouti võtma, et sa muidu ei suuda, et siis sa oled nagu... Ja me oleme nii harjumuste orjad ka, on ju, et kui sa selle omale sisse nagu kasvatad, siis see lihtsalt käib sul samamoodi nagu kohvi käib koos hommikuga, on ju, või mingi siuke keset päeva paus, mis iganes, millega sa seda seostad enda jaoks, siis sul hakkavad need igasugu treeniga seostuvad mingid eraldi toidud ja joogid nagu ka, et seda ei tasu omale võib-olla sisse nagu kasvatada. Et see võiks saada ilma ja kui tõesti mõnikord on vaja, siis see on väga okei. Elektrolüüdid ka, ikkagi jooksjad, eriti kui palju higistad, siis peaks ka seda vaatama, et elektrolüüdid saab jälle põhimõtteliselt on võimalik saada neid ka toidust kätte, on ju, et mis nad on soolad. Aga kui sa ikka väga pikki distantse jooksed ja palju higistad, siis võtta juurde. Ja sama jah, neid saab siis võtta, saabki mingite tablettidena on ju, või kapslitena, siis saab isotoonilise joogina võtta, kus on siis ka mingid vitamiinid sees ja süsivesikud ka, et annab nagu energiat ka sulle justkui juurde. Et neid variante on erinevaid ja võid ka mingi kodukootud variandi teha Himaalaja soolast ja mingisugusest agaavisiirupist ja laimist näiteks on ju, et kuidas aga meeldib, kui naturaalne sa olla tahad. Mina kasutan päris palju neid soolakapsleid, sest see on lihtsalt nii lihtne, lihtsalt natuke aega enne pikemat jooksu võtan need sisse ja siis tuleb parem jooks küll. Aga aitäh kõikidele, kes küsimusi küsisid ja kui, ma ei tea, selle video jooksul midagi tahate veel teada, siis kirjutage, ma ei tea, siia kommentaaridesse või siis mulle või Mari-Liisile DM-i. Et kõik panen siia alla lingina Mari-Liisi konto nagu ikka. Aga mis me veel siis oma nagu, võib-olla räägime siis, ma ei tea, kas me tahame kõva häälega nagu oma nendest eesmärkidest. No vaata, ma ei tea, see on jah alati siuke nagu hirmus natukene on ju. Mis me võiks kindlasti rääkida on see, et nüüd kuna alguses natuke juba mainisime, et kuna sul on teine see, et võib-olla on huvitav teada teistel ka, et kuidas see nagu sinu jaoks, mis vahe seal on, et kuidas sa praegu nagu sellele teisele vastu lähed, mis sa tunned, mis on nagu, mis su nagu peas on muutunud võib-olla või? Võib-olla ongi see lihtsalt, et ma nüüd tean, mis see on või nagu kuidagi
võtan nagu vabamalt seda või noh, ma nagu tean, et ma saan hakkama, et see nagu enesekindlus on kindlasti väga palju suurem. Ja lihtsalt see, et kuna noh, ma tean, mis ma nagu valesti tegin seal, et siis ma oskan mingeid asju paremini teha ja jah, nagu ja iseennast usaldada ka rohkem, sest ega noh, see esimene kord ikkagi ta ei olnud nagu ideaalne, ma tegin selle ära. Aga nagu mis vaemused mul seal lõpus tegelikult olid ja noh, samal ajal ma nagu ka, ma tunnen, et ma ei pushinud ennast, sest ma nagu kartsin, et ma ei ole ju kunagi nii kiiresti jooksnud, et siis ma nagu ei usaldanud, et ma nagu jaksaksin selle läbi joosta selle tempoga, et praegu nagu ma olen rohkem kindel endas ja nagu noh, tahakski ikka noh, sükest power tunnet rohkem saada. Äkki sa räägid ka korra, et mis sul seal, mis see põhiviga sul siis oli? No põhimõtteliselt ma olen seda nii palju rääkinud kõigile. Ma mõtlesin, et hullult geniaalne idee, kui me just rääkisime nendest toidulisanditest ja asjadest on ja et siis juua enne, ma jõin selle sama päeva hommikul pool liitrit isotoonilist jooki ära. Ja ma isegi ei tea nagu kust mul tuli see mõte või nagu noh, ikka mõtlesin nagu mina ei tea. No see ei ole nagu otseselt iseenesest vale asi, aga mis meil sai täiesti nüüd selgeks selle kogemusega on see, et mitte midagi uut võistluspäeval ei proovi. Et ikkagi me harjutame ju seda, et eelnevalt ka läbi, et kuidas selle energiatarbimisega seal rajal, millise vahega, kui palju, millised keelid sulle sobivad on ju sinu seedimisele, kuidas selle veega, mida hommikul sööd, jood, kõik see on ju. Liis tegi kõik need asjad kenasti ära, aga siis pani pool liitrit seda isotoonilist jooki veel sinna süsteemi nagu pluss mingi võistlusnärv ja kõik pingutus ja kõik, eks ju. Et see oli see nii-öelda viga siis jah, et midagi täiesti uus võtsid. Ja, see on nagu väga nagu annab tunda, kui sa ikkagi teed midagi sellist, millega sa ei ole tegelikult harjunud ja nagu ja isegi ma ütleks nagu igapäevaselt jooksmas käies, kui sa teed midagi sellist, mida sa tavaliselt ei tee, siis sa kohe tunned ära nagu selle, et okei, see ei olnud nagu hea. Või siis väga hea, seda võib ka juhtuda, aga jah, kahjuks läheb see esimene variant tihedam. Et siis ei tasu nagu seda proovimist jätta sinna nagu kindlasti tähtsale päevale. Et selle jah, võivad kõik meelde endale jätta, et kui sa mingile jooksuvõistlusele lähed, siis mitte midagi uut, isegi eelmisel päeval mitte. Kõik on see, mis sa tead, et sul hästi seedib, sa tead, et hästi töötab, täpselt on ju, et mitte midagi uut, mitte mingeid uusi maiustusi, mitte mingit uut jooki. Noh, selle isotoonilise joogiga üldse ma ütleks, et ma ise ka tarbin seda isegi jõusaalis rohkem. Ja niimoodi, noh, samas nagu sa tegid enne treeningut on ju, jooksutreeningu ajal, siis kui ma tarbin ka mingit muud lisaenergiat, minul ta pole ka nagu kõige paremat tulemust andnud, et siis kuidagi kokku saab liiga palju asju korraga, et siis seedimine ei tule hästi toime sellega, et see vist jah, pigem nagu muu trenni jaoks on parem või siis jah, et sul keha juba jõuab selle kõik ära läbi töödelda, ennem kui sa lähed. Jah, et aga ei, muidu ma olen nagu nii, ma ei tea, nii põnevine. Ma mõtlen, et nagu ma olen oodanud juba nii kaua seda, et see poolmaratoni plokk hakkaks. Nüüd ma ootan seda, et läheks jälle raskemaks. Või nagu lihtsalt see, et sa ikkagi arened selle aja jooks. Jah, võib-olla ärme siis nagu numbriliselt praegu ma ei taha ise ka midagi öelda, aga lihtsalt, et see kindlasti tuleb kiirem kui esimene. Kiirem ja ma ikkagi siin pushin päris kiirelt Liisile, sest Liis on mega töökas ja ma ei tea, ikkagi ka väga heade geenidega selles mõttes, et eks see natuke ikka on, et kõik me saame mingi teatud geenikomplekti, et lihtsalt kuidas ta on reageerinud praegu nii sellele jooksutreeningule kui jõusaalis, et siin on materjali on.
et mis me isegi alguses paika panime, siis ma ikkagi nüüd mõtlen juba, et võib-olla see on lati alt. Et proovime, ühesõnaga me võtame ette mõned tempod, mida me hakkame katsetama ja siis eks siin selle 12 nädala jooksul selgub, et mis tempoga me siis lõpuks peale sinna lähme, aga kindlasti tuleb kiirem. Kindlasti tuleb kiirem, see ei ole mingi küsimus. Jah, eks seda siis ka saate siin jooksvalt vaadata, kuidas selle tempoga läheb. Et väga põnev igatahes. Nõme öelda vaata, et sa oled seda kiirust, aga ikkagi. See on see inesületus tegelikult, on ju. Et see ei ole isegi nii väga see kiirus võrreldes teiste inimestega, aga kui sa ikkagi tahad nagu ennast ületada, siis sa ilmselgelt valid tempo, mis on sinu jaoks, ei ole mugav. Et ikkagi pead pingutama. Et nagu ma ei tahaks joosta seda poolmaratoni läbi niimoodi, et see oli liiga lihtne või nagu et ma tegin selle ära, aga nagu muidu see on ka okei. See on ka okei, kui sa lähedki lihtsalt chillima, nautima või mingi sõbrannaga koos jooksma näiteks või emaga koos või mis iganes vaata või üksi lihtsalt lähed ja naudid ja vaatad ringi ja naudid seda melu kõike, mis seal ümberringi on. See on ka väga okei. Lihtsalt inimesed on erinevad, erinev asi ajab meid sinna rajale, on ju. Et ikkagi, jah, mina olen ka see tüüp, et ma ikka nagu tahan seal kannatada. Et ikkagi tahaks ennast ületada ja kuskile edasi liikuda ja palju põnevam on treenida ka, kui sul on mingi pähkel pureda, on ju. Et selles suhtes, jah, et ikkagi väga paljusid motiveerib see mingi eesmärk ja hea eesmärk on ikkagi selline, mis natukene nagu kas nüüd just hirmu tekitab, aga ikkagi ei ole nagu kindel, et sa selle nagu lõdvalt ära teed. Et ikkagi natukene tekitab siukest, et ma pean ikkagi töötama, et seda kätte saada. Ja miks see on hea, on see, et kui sa siis seal finišis oled, see tunne, mitte see, et võrreldes kellega ma seal kui kiirelt jooksin, aga see, et ma jõudsin sinna finiši ja ma tegin ära. Ma tahtsin seda saavutada, ma ei olnud kindel, et ma selle saavutan, aga ma tegin ära. See on lihtsalt nii hea tunne. Et sellepärast väga paljud sellepärast jäävadki jooksma neid erinevaid distantse, et lihtsalt seda tunnet veel kogeda, et jess, ära tegin selle asja, mis oli ikkagi natuke raske minu jaoks. Ma jah, nagu nii naljaks on see, et ma ei kujutaks enam ette, et mul ei oleks nagu mingit sellist järgmist või kuidagi jah, ma ei tea, ma tunnen, et see aitab mul palju rohkem nagu hoida seda rutiini ja nagu mulle meeldib see ka, see tunne ja teadmine, et... Jaa, meil on vaja inimestele. Võib-olla siuksed, kui me jätame nüüd selle ühe selle suure asja on ju kõrvale, mis sul sellised õppetunnid põhilised on, mis sa nagu võtad kaasa, mis sa teisiti, kuidas sa lähened nagu teisiti sellele treenitsüklile? Mitte ainult sellele poolmaratonile, siis kogu sellele. Ma arvan, et ma võib-olla nagu võtan mindseti poolest veid vabamalt või nagu siis oligi see kuidagi, et see rutiin, et 5 korda nädalas mul oli see nagu see täiesti uus mu jaoks, et siis kuidagi võib-olla see tundus ka nagu suurema kohustusena, et aga praegu, kuna see rutiin on nagu sees, et siis see ei ole üldse nagu siuke mingi utoopiline asi või nagu see tundub lihtsalt osa mu elust ja siis üks hetk tuleb see päev ja eks sa kindlasti oled söömise osas targem juba, et sa nüüd juba tead, mis need toidud on, mis sul hästi töötavad, eks ju. Varustuse osas ka kindlasti. Ja see, et sul peab ikkagi, ei pea või hea on vist, et kui sul on pigem algus külm, et nagu väga kerge on ennast üle riietada. Liiga soojalt. Ja siis on väga halb joosta, et nagu seda ka pean meeles ikkagi, eriti kevadel, kui nüüd hakkab võib-olla tunduma, et natuke on soojem, aga siis ikka mõtled, et ma ei tea, see temperatuur näitab nii vähe, et tegelikult nagu joostes on päris sooja. Mega soojaks läheb joostes, nagu talvel ka on küsitud, et kuidas siukse külmaga jooksed, vaata, et tegelikult sul hakkab ikka palav. Jaa, ikka hakkab palav. Et jah, seda nagu
ka meeles pidada. Ja noh, selle Riia poolmaratoni päeval üldse ei tea, mis seal võib olla kõike. Seal on olnud kuumalaine, eelmine aasta oli päris külm ja sadas vihma. Et selles suhtes ka nagu praegu ei oska ju öelda, et milline see mai meil tuleb. See on siis 17. mail. Jah, ei rääkinud kuhu tagasi. 12 nädalat, arvutage ise. Just. Et jah, seal võib ka olla igasugu ilma ja siia vahepeale jääb igasugu ilma. Vahepeal tuleb kevad, siis tuleb talv tagasi. Et siin peab nagu kõigeks valmis olema, et selles suhtes see kindlasti on teistsugune treenimine kui suvel vastu sügist, et see suvel vastu sügist on väga hea nagu alustamiseks väga hea formaat. Nagu, nüüd kui juba tead, siis võib-olla kohaned paremini selle muu sumpamisega ka, et siin ei ole üldse välistatud, et mingeid jookse tuleb lindi peal teha ka. Et no tegelikult on kahte tüüpi vist jah, et kes nagu muidu ei ole võib-olla nii suur jooksja või noh, ma ei tea, et ongi ainult harjunud lindil jooksma, siis tundub nii raske seal õues joosta. Ja nagu meil, kes me jooksime õues, on väga raske nagu seal lindi peal. Lint on tegelikult imeline töövahend. Mina ka ei eelista sinna minna, selles osas, et ta on nagu mentaalselt raskem. Kui sa oled harjunud õues jooksma, kus sa kogu aeg päriselt liigud edasi ühest punktist teise, on ju. Lihtsam on kuidagi seal õues ka selles mõttes, et kui sul on mingi teatud kilometraaž vaja joosta, noh ütleme, sa jooksed umbes tund aega, eks ju, siis nagu õues sa ei hakka mõtlema seal poole peale, et ma ei viitsi rohkem, sul vaja koju tagasi saada, et sa isegi ei mõtle, on ju. Lindi peal sa saad iga sekund panna selle lindi kinni ja lõpetada ja sa maadled kahtlemata rohkem seal sellega, et issand veel. Ainult pool tundi on tehtud nagu. Jaa, et ma pean veel siin nühkima, on ju. Ja siis on, sõltub, on ju, kus sa jooksed, kas sul on mingi vaade õue, siis on natukene parem. Mingit meelelahutust võid ise endale tekitada, siis on natukene parem. Kui sul ikka valge sein on ees ja sa jooksed seal tund aega, siis see mentaalselt on nagu täielik vägitegu, et sa selle ära seal teed, on ju. Samas mingite tempode sisse harjutamiseks, super. Paredki seal, on ju, sa ei pea nagu püüdma seda tempot ise kuidagi tabada, vaid sa panedki selle seal lindilt jooksma ja siis sa kohaned lihtsalt sellega, jooksed seda ja saad oma sellele jooksutehnikale keskenduda ja lihtsalt tutvustada kehale seda. Selles suhtes on üsna asendamatu. Väga-väga hea intervalle on väga hea teha lindi peal. Sul ei ole mingi maastiku tingimustega vaja tegeleda. Ikkagi halva ilmaga ka. Et ta tegelikult on hea abivahend, aga üldiselt jah nagu, ja see on ka mingi selline asi, mida võib-olla tasub oma peast natukene nagu lahti kangutada, et ma ise olen seal paadis 100% sees, et ma olen nagu kuidagi võtnud selle hästi niimoodi, et ma ei taha üldse seal lindi peal joosta. Tegelikult ma olen päris palju jooksnud ka lindi peal, aga no võib-olla ei pea seda enda jaoks nagu nii hulluks tegema, et kui on vaja minna selle peale, mis iganes põhjustel, siis on vaja ja tegelikult on hea abivahend. Mulle lihtsalt ei meeldi see, et nagu seal hakkab nii palju palava või nagu okei, suvel sul on õues ka palav, aga praegu mul on lihtsalt tundnud, et ma võtan nagu kõik riided sellest ära ja siis ikka seal nagu, seal on nii umbre vaata, sest sul on nii palju teisi inimesi ka seal, et nagu eks see oleneb sellest jõusaalist ka. Et kus sa nagu jooksed, on ju. Aga jah, see on ikkagi siuke teema jooksjatele, et ikkagi üldse pigem tehakse paus sisse, et talvel ei joosta, kui et joostakse regulaarselt lindi peale, et see kuidagi tundub väga raske. Et praegu mulle tundub ka, et osad meil näiteks seal tööjooksugrupis nagu nad ei tulegi õue jooksma, aga nad ei jookse ka lindi peal, et nad pigem nagu nad ongi õues jooksud jah, et see nagu see on jah väga huvitav. Aga see on hästi palju siin. Väga-väga palju. No mis see lind siis nüüd? Tegelikult see vaimujõud, mida sa seal lindi peal kasvatad, kulub igal juhul ära. Absoluutselt mitte ainult jooksmises, vaid nagu muus elus ka, et see, kuidas sa ebamugavustega toime tuled, et see nagu võime kindlasti areneb väga hästi seal lindi peal. Ta on monotoonne, ta on igav ja just see, et sul on võimalik iga kell sealt maha astuda, siis on palju raskem nagu hoida ennast seal töös kui õues joostes. Kui sa ikkagi nagu oled, ütleme, jooksedki kodust pool distantsi eemale ja pool tagasi, siis tõesti sa ei hakka seal mõtlema vahepeale.
ma ei tea, ma lõpetan, sest ma ei taha enam. Et sa ei saa lihtsalt isegi lasta neid mõtteid pähe, lindi peal võitled kogu aeg. Ega midagi vist muud väga ei olegi, et hakkame siis pihta, meil on mõlemal siis esimene treeningnädal praegu, et see on jah põnev, et me niimoodi paralleelselt koos nüüd ka lähme, et hakkame aga treenima ja vaatame, mis siis saab. Et kindlasti jah, tuleb kiirem see jooks, vaatame, äkki me teile ikkagi avaldame siin mingi aeg, kui Liis on juba enesekindlam, et mis aegu me siis sihime. Et praegu meil on siin 2 varianti laual, võib-olla 3. ka. Vaata, ühesõnaga me peame hakkama proovima neid temposid, et mis enesetunne on neid temposid joostes, mis see pulss teeb, et siis ikkagi mõistusega on vaja võtta seda. Aga aega on ja töövõimet on, nii et kindlasti. Pikend uudis. Just. Aga väga tore oli jälle oma lemmikteemal rääkida. Me võiks rääkida terve päev jooksmisest. Kindlasti, mitte ainult isegi ühte päeva. Nii et aitäh, kui sa selle video ära vaatasid ja võib-olla siis teeme veel selle treeningperioodi jooksul midagi sükest. Ja siis selle jooksutehnika osas võib-olla midagi õues vaatama. Nii tore, et sa tulid videosse jälle. Jaa, ikka. Alati on tore koos jutustada. Ja ma olen nii kaua juba koos treenis käinud, et nagu pinget pole nagu selles suhtes oma vahele. Et nii tore on nagu alati. Jep, saab ikkagi see treeneri ja treenitava suhe ikkagi võib kujuneda vägagi selliseks mugavaks ja personaalseks. Eks ta on, et need peavad kokku sobima inimesed oma vahel ja siis on väga tore seda kõike koos teha. Jep, ja lähmegi sinna Riiasse niimoodi ja saabki minna, eks ju niimoodi koos, et me jookseme väga erinevaid jooksusid, alustame koos. Ja mina ootan sind finišis ja elan sulle seal kaasa ja vahet ei ole, et on erinevad need tempod, on ju, et erinevad jooksud, et ikka saab niimoodi jagada seda oma vahel ka. Aga jah, aitäh veel kord, et vaatasite seda videot ja näeme siis järgmine kord.